Tere, kallis kuulaja, tere, kallis vaataja, kogemusnõustaja Silver podcast alustab. Tänane teema, depressioonist ja ärevushäirest taastumine ebaõnnestub just sellepärast. Ehk siis toon sinuni teemad, mis puudutavad, mida ma olen ise ka läbi elanud tegelikult, et miks see depressioonist taastumine ebaõnnestub, et iseenda vastu mitteaus olemine, ebareaalsete eesmärkide seadmine ja kui esimene ebaõnnestumine käes on, siis on ülilihtne lüüa käega, siis lootmine, et ainult ravimid on need asjad, mis teevad inimese terveks ja üldse vanadesse harjumustesse tagasilangemine, et kõik see tegelikult ja palju muud loob eeldused, et me ebaõnnestume depressioonist taastumisel ja me ebaõnnestume ärevushäirest taastumisel. Nii et kohe sellest õige pea lähemalt. Jää lainele. Tere, mina olen Silver Leiman, kogemusnõustaja. Kui sa näed mind esimest korda, kui sa kuulad mind esimest korda, siis meeldiv tutvuda. Minul on diagnoositud kunagi sügav depressioon psühhootiliste sümptomitega ja generaliseeritud ärevushäire, mis tähendab siis seda, et ärevuse sümptomid on kogu aeg peal ja need ei kaogi ära. Ma sain enda esimese diagnoosi aastal 2018, pärast seda olen tegelenud taastumisega mitmeid kordi ebaõnnestunud ja kui mul lõpuks see taastumine tuli välja, ehk siis ma sain paremaks inimeseks, ma sain stabiilse enesetunde, ma tunnen jälle elust rõõmu. Ja kui see kõik juhtus, siis ma sain aru, et ma ei saa kõiki neid tarkuseid või õnnestumisi, mis mind aitas enda teada jätta ja see suunas mind ka õppima kogemusnõustajaks, et siis täna aidata neid inimesi, kes samamoodi vajavad tuge depressioonist taastumisel ja ärevushäirest taastumisel. Ja nii nagu ikka, olen mina ka inimene, teen vigu, ebaõnnestun ja mõnikord ka on tükk aega selline periood, kus mitte midagi ei tulegi välja. Aga selle jaoks olengi täna siin ja üleüldse ka muul ajal, et kinnitada see idee, et kui inimesel on depressioon või kui inimesel on ärevushäire, siis ta ei ole üksi ja just luua nagu see ruum ja see safe space, et abi küsimine on jumala okei ja sa ei pea oma murega olema üksi mitte mingil juhul. Aga tänane teema täpselt, et mille pärast ärevushäirest taastumine ebaõnnestub ja mille pärast depressioonist taastumine ebaõnnestub, et no, nagu mul endalgi on kogemus sellega olemas, et ma ebaõnnestusin päris mitmeid kordi oma taastumise teekonnal, mis tähendas siis seda, et ma pöördusin professionaalse abi poole, ma käisin psühhiaatri juures, ma käisin psühholoogi juures, ma sain ravimid, mingi hetk läks kõik jumala üles mäge, kuni ühel hetkel jälle kõik lendas vastu taevast, mul tekkis tagasilangus ja ma olin võib-olla isegi punktis, kus kõik oli isegi veel hullem kui üldse selle esmahaigestumise ajal. Alustasin jälle otsast peale, jõudsin jälle haripunktini, kõik oli jälle vinge, lilleline, ravimid jälle jätsin ära ja siis mingi hetk jälle kõik asjad, depressioon tagasi, ärevushäire tagasi ja alustasin veelgi sügavamalt august jälle, kus ma siis eelmine taastumine alustasin ja kõik see siis kestis, kuni lõpuks ma õnnestusin ja tänases osas ma tegelikult toongi siis välja, miks see ebaõnnestumine tekib ja kuidas siis minna seda teed, et tekiks just see õnnestumine. Õnnestumine ja ebaõnnestumine. Need on kaks erinevat sõna. Mõlemal on sama tüvi. Üks on see, et kui läheb korda, teine on see, kui ei lähe korda. Aga minu näiteks need suurimad ebaõnnestumised üldse taastumise teekonnal
oligi see, et ma arvasin, et see üks halb kogemus ja see üks halb tunne jääb mind saatma terveks minu eluks. Ehk siis see esimene, see kõige õudsem paanikahoog, mis pani mind aru saama, et ma tõepoolest olen surelik, minuga võib iga hetk midagi juhtuda ja see tekitas mulle meeletu hirmu oma tervise pärast ja ka meeletu hirmu suremise ees. Ja see kõik jõudis nii kaugele, et mul olidki paanikahood, eks ole, mul olid ärevushood, mul oli üleüldine hirm oma tervisliku seisundi pärast ja ma arvasin, et iga väiksem muudatus minu kehas tähendab nüüd seda, et kõige hullem on kohe-kohe saabumas. Ja see võttis tegelikult minu igapäevase funktsioneerimise ees kontrolli. Ehk siis see hirm hakkas takistama minu igapäevast tegutsemist, kui nii öelda. Tekkisid uskumused, et igasugune näiteks füüsiline pingutus on mulle eluohtlik, sest mul oli veendumus, et kui ma ennast natukenegi füüsiliselt panen proovile, siis minu süda ütleb üles, sest see paanikahoost saadud kogemus, see tunne, kus süda kloppis kõige hullemini, pani mulle meeletu hirmu edasiseks peale. Ja mul nagu oli kogu aeg selline tunne, et kui ma nüüd natukene rohkem ennast liigutan, siis tuleb jälle paanikahoog ja see jääb minu viimaseks paanikahoogs ja ma suren ära selle tõttu. Ja üleüldse siis tekkis enese isoleerimine kõigest, mis valmistas stressi, mis valmistas hirmu, mis valmistas ebamugavust ja mis valmistas pingeid. Ja see lõi kõik eeldused selleks, et ebaõnnestuda depressioonist taastumisel, et ebaõnnestuda ärevushäirest taastumisel, sest ma lõin kõik tingimused selle jaoks, et mitte viia ellu muutuseid, mitte enda elustiili kriitilise pilguga üle vaadata. Ma lihtsalt jäin koha peale seisma, paigale ja lootma, et asi läheb iseenesest paremaks, mida tegelikult ei juhtunud. Iseenesest ei lähe mitte midagi paremaks. Ja, ja nagu see ebaõnnestumise teekond oli ka selline, et mingi hetk ju ma läksin abi küsima, ma sain professionaalset abi, ma läksin arstile, ma sain perearstilt psühhiaatri saatekirja, sealt ma juba kohtusin psühhiaatriga, vaatasime, mis värgid on, sain diagnoosi ja siis juba olid ravimid, psühholoogi juures käimine ja kõik tegelikult ju läks paremaks mingi hetkeni, sest ravimid töötasid, enesetunne läks paremaks ja ma vist tegin ka ikkagi midagi, et see enesetunne paremaks läheks. Aga niipea, kui oli enesetunne juba hea selles mõttes, mul oli toona haigusleht, eks ole, et ma olin ju sisuliselt kaotasin töövõime ja kui enesetunne läks paremaks, siis me lõpetasime ravimid ära ja ma läksin tegelikult tagasi täpselt samasse keskkonda, kus kohas ma üldse haigeks tegelikult jäin või mille tulemusel või mille saatel mul see depressioon välja lõi, ehk siis minu elustiil, minu ümbritsev keskkond, inimesed, töö, minu elustiil, minu elulised valikud, minu harjumused, põhimõtted, kõik need jäid endiseks ja ma läksin nende asjade juurde tagasi. Ja siis fast forward mõned kuud tekkis tagasilangus ja ma olin võib-olla hullemas kohas, kui ma tegelikult esmahaigestumisel olin. Ja mis see siis nagu tähendab, et miks me ebaõnnestume või miks see depressioon tagasi tuleb või miks see ärevushäire uuesti välja lööb, et võib-olla see põhjus ongi see, et meie eeldused ei vasta tegelikkusele, kui nii võtta. Et meil on nagu teatud eelarvamused oma taastumise osas, et kas see üldse on võimalik ja millisel kujul on see võimalik. Ja teiseks on see, et me ei tea tegelikult, kes me oleme, mis inimene me oleme, mis teeb minust minu, mis asjad mulle meeldivad, mis asjad mulle ei meeldi, kuidas üldse välja öelda neid asju, mida mina elult soovin ja mida ma ka teistelt inimestelt soovin ja kuidas
kehtestada ennast ja kehtestada nagu neid piire, mis on sinu jaoks okei ja mis ei ole sinu jaoks okei. Et neid kõiki asju tuleb hakata otsast peale õppima, otsast peale avastama ja kui mingi suund on teada, mis inimene sa oled, mis sa elult tahad, mis meeldib sulle, mis ei meeldi sulle, siis tuleb neid ka oma ellu tooma hakata. Ja just ka see, et miks ma arvan, et minul oli see üks suurim segaja selles osas, et kas ma nüüd saavutan stabiilsuse, tulen depressioonist välja ja tulen ärevushäirega siis toime, oligi see, et ma tegelikult ei teadnud, mis inimene ma olen üldse. Kes ma olen, mis teeb minust minu, mis on mu kirg, mille pärast ma üldse hommikul üles ärkan. Et see teekond oligi selline, et ma kasvasin üles, ma sain mingisugused õpetused oma vanematelt, siis ma läksin kooli, ma sain sealt mingisugused tarkused. Siis ma proovisin ülikooli minna, sest noh, see on niisugune traditsiooniline mudel ja mul ei olnudki nagu eriliselt kaugemale mõeldud, kelleks ma tahan saada või mis inimene ma olen. Ma midagi aimasin, eks ole, aga ma jätkasin sellist traditsioonilist mudelit, nii nagu kõik teevad elus, eks ole. Ja kuni ma lõpuks jõudsin ka selleni, et ma hakkasin ju kooli kõrvalt tööl käima, siis juba käisin kaitseväes vahepeal ja siis ma juba tulin tagasi lihtsalt töö tegemise juurde. Ja kõigest sellest ju tegelikult sai harjumus, rutiin, lihtsalt hommikust õhtuni tegin ühte sama asja ja tegelikult jäänudki ju väga palju aega selle juures üldse otsida, üldse mõelda, kas see on päriselt see asi, mida ma tahan elult, kas see on see mina, mis minu sees on, et kas minu ümbritsev keskkond vastab sellele, kes ma tegelikult seestpoolt olen. Ja kuna mul ei olnudki aega mõelda sellele ja tegelikult ma ei olnud ka siis ju veel küps piisavalt selle jaoks, et üldse mõelda niimoodi, see on kõik praegu tagantjärele tarkus. aga ma olen nii seda kindel, et see, et ma otsustasin ignoreerida just seda mõtet, et avastada, kes ma siis päriselt olen või mis mulle elus meeldib või jääda truuks just sellele, mida ma päriselt tahan teha. Et mitte minna seda teed, et mida kõik teised teevad, et selline traditsiooniline, et jaa, et käi koolis, õpi, saa vastav töökoht, tööta, siis mingi hetk jää pensionile ja siis sure ära, onju. Et ma olen nagu aru saanud, et see nagu ei ole minu jaoks praegu, aga see oligi nagu üks väga lihtne viis, kuidas ma langesin sinna rattasse, mis viis mind punkti, kus ma kaugenesin enda sellest tegelikust minast aina enam, aina enam, aina enam. Mul tekkis ärevus, mul tekkis stress, mul tekkis igasugused vahvad pinged, mis tulid ma ei tea kust kohast, onju. Ja tollel ajal mul ei olnud ka teadmisi ju, mis nendega ette võtta. Ma arvasin, et nendega ei olegi võimalik midagi ette võtta, sest ma ei teadnud, kuidas nendest rääkida, ma ei teadnud, kellele rääkida. Ja ma tulen ka ju sellisest keskkonnast, et kui otseselt kuskilt verd ei jookse, onju, siis pole mõtet ka arsti juurde minna. Ja niimoodi ma kannatasin, ma leidsin toimetulekuviise, ehk siis näiteks joomine, pidutsemine, mõnuained, kus lihtsalt põgened selle vastiku reaalsuse eest, et lihtsalt korra mitte tunda. Aga sellest sai harjumus ja mingi hetk sai see mind kätte, onju, ja kuni lõpuks oligi see hetk, et kus mu keha andis alla, kus mu vaim andis alla ja mul tuligi nagu depressioon ja ärevushäire, eks ole. Et kui nagu sellest kõigest ju taastuma hakata, siis tulebki alustada ju sellest, et aru saada, kes ma olen, mis mulle meeldib üldse teha ja mis mulle ei meeldi teha. Äkki ma teengi neid asju, mis mulle ei meeldi ja sellepärast ma tunnengi ennast nii kehvasti kogu aeg. Ja kui ma tahangi taastuda ja mul tuleb see välja, onju, ja ma lõpetan näiteks ravi ära ja ma lähen täpselt sama elu juurde tagasi, siis varem-hiljem toimub see tagasilangemine ja enesetunne on jälle kehva. Ja küsimus on ka see, onju, et millised ootused me paneme endale, et kas need on reaalne täideviija, et kui me näiteks depressioonist hakkame taastuma, siis no see enesetunne ei ole üldse mitte midagi sellist, et nüüd on kohe selline tragiolek, hommikul hakkab positiivsena üles, ma nüüd lähen jooksen, ma teen trenni, ma teen endale vinge hommikusöögi, et see ei käi niimoodi üleöö, et see, kui see depressioon välja lööb, siis
sellele ju eelnes ka see periood, millal ta lõpuks välja lõi. Ja kui see hetk on käes nüüd lõpuks ja taastumine hakkab pihta, siis on ka väga naiivne eeldada, et nüüd homsest päevast alates läheb kõik paremaks. Et see on samamoodi selline protsess, et mingil päeval järsku avastad, et okei, ma ei tunnegi ennast nii kehvasti ja mul vist ei olegi tükk aega ühtegi paanikahoogu olnud ja mul vist ei ole isegi ärevust olnud tükk aega. Et järelikult ma teen midagi õigesti. Ja, ja nagu kõige tähtsam selle juures ongi see, et millised ootused me endale seame, on ju. Et alustada tuleks tegelikult kõige lihtsamast ja kõige jõukohasemast muutusest, et depressioonist taastumine ja ärevushäirest taastumine õnnestuks. Ehk siis iga pisenge muudatus muudab seda taastumisprotsessi. Ja kui me seame endale eesmärgi, et nüüd ma tahan depressioonist taastuda, ma tahan ärevushäirest taastuda, et nüüd see tähendab seda, et ma pean kindlasti jõusaali minema, ma pean muutma oma toitumisharjumusi, ja juba ma tekitan endale stressi ette ära. Et mis mind näiteks aitas, oli see, et ma olin aus enda vastu lõpuks. Ja ma teadsin seda, et mida ma jõuan teha. Ma jõuan iga päev jalutada vähemalt kilomeetri. Tegelikult ma jalutasin rohkem muidugi. Aga ma teadsin, et see on see asi, mida ma suudan iga päev teha, mis tuleb mul kindlasti välja, sest isegi vahet ei ole, mis ilm on väljas ja ma saan alati minna. Ja see tundus reaalne. Ja ma alustasingi sellest. Ma panin endale selle põhimiinimumi, et see on asi, mida ma saan iga päev teha, sõltumata ilmast, sõltumata kellaajast, sõltumata, kuidas ma ise ennast tunnen. Aga ma tean, et see on see põhimiinimum. Ja seda ma hakkasingi igapäevaselt tegema. Ja see juba aitas mõne aja möödudes ka tuua minu ellu stabiilsust, sest reaalselt see tegevus ühendas mind ka mõtetega, mis aitasid mul vastata küsimusele, et kes ma tegelikult olen ja mis mulle elus siin üldse meeldib ja mis mulle ei meeldi. Ja tegelikult selle jalutamise taustal joonistus väga palju asju välja, et ma teen väga palju asju, mis mulle tegelikult ei meeldigi ja mida rohkem ma nagu viisin muutuseid sisse, et lõpuks teha neid asju, mis mulle meeldivad, seda paremaks läks ka minu enesetunne. Ja, ja kui neid muutuseid hakata sisse viima, siis kindlasti väga palju inimesi meist on perfektsionistid, et me seame endale tingimused, et nüüd, kui ma viin selle muutuse ellu, peab esimene kord õnnestuma ja kui see ei õnnestu, on ju, siis ma olen läbi kukkunud ja mul polegi mõtet üldse enam edasi proovida. Ehk siis perfektsionism võibki tekitada sellist survet ning viia üldse nagu pettumuseni. Ja kui esimene kord läheb nässu, siis on ju järgmise soorituse eel lihtne käega lüüa. Et tuleks enda vastu just olla leebem, endale kaasa tunda ja olla iseenda suurim fänn. Ja samal ajal ka tegelikult enda tunnustamine, et kui midagi lähebki hästi, siis tegelikult tuleks seda tunnustada, tuleb see just nagu endale teadlikuks teha, sest see on ju selle teekonna üks osa. Et jah, me mingites asjades ebaõnnestume, aga samas me peame ka teadvustama asju, milles me õnnestume. Et kui näiteks me viimegi mingisugust muutust ellu, siis juba võib-olla kõige lihtsamad asjad, et ma ärkasin täna õigel ajal, ma suutsin voodi ära teha, ma suutsin duši all käia, ma suutsin hambaid pesta, et need on tegelikult meeletult suured võidud, kui me arvestame, et inimesel on diagnoositud depressioon või ärevushäire, sest neid tegevusi võib olla nagu üli ebameeldiv ja samas nagu selles osas just ebameeldiv teha, et nagu nad röövivad nii palju energiat lihtsalt, aga kui sa suudad need lihtsad asjad juba ära teha, siis tegelikult sa oled võitja, kui sul on see diagnoos juba. Ja mis on nagu veel olnud üks suur õppetund nagu taastumise teekonnal, on see, et kui me muutused viime ellu, siis me peame õppima ka neid tulemusi nägema. Et näiteks kui me seame endale eesmärgi, et depressiooni tõttu on läinud kehakaal käest ära
või ongi noh, vorm on kadunud, inimene on läinud paksemaks, ta on võtnud kilosid juurde ja ta soovib tõesti nagu alla võtta ja ta hakkabki selle poole püüdlema, siis esimesed kuu aega võibki olla selline lugu, et mitte midagi ei ole näha või isegi 2 kuud. aga samas, kui näiteks see põhimiinimum, näiteks jalutamas käimine, sa suudad seda iga päev teha, siis kuklas peaks salvestuma teadmine, et ma midagigi teen õigesti, et järelikult on protsess käima lükatud ja mingi hetk ma näen ka tulemusi. ja kuidas tulemusi õppida nägema, ongi ju see, et neid tuleb ju kuidagi mõõta, et tuleb iseennast track ida, et üks viis näiteks, mis aitas mul aru saada, et kas mu enesetunne on tõesti nüüd parem või enesetunne on kehvem, ma kirjutasin oma mõtteid üles, mitte küll igapäevaselt, aga sellest joonistus välja selline logi, mida ma sain alati tagasi lugeda ja mulle joonistus enda sisemaailmast pilt, et tõepoolest midagi on paremaks läinud, ma olen mingid väljakutsed suutnud ületada, ma olen suutnud mingid probleemid ära lahendada ja samas on mul ka olnud halvad päevad ja ma olen kuidagi suutnud need üle elada. see andis sellist turvatunnet ja ma ei kobanud nagu pimeduses ringi, et ma nagu ei võtnud nagu puusalt, et kuule jah, mul on vist parem, aga ma teadsin kindlalt, et mul oli mõõdetav asi, mis andis mulle tagasisidet, kas ma tõesti liigun paremuse suunal või ma seisan koha peal. aga jällegi, see tuli selle viimase taastumise ajal, et kõik eelnevad taastumised, kus ma lihtsalt panin panused ravimite peale või ma lihtsalt lootsin, et kõik läheb iseenesest paremaks, siis ma tegelikult ei teadnud, et kas mul on parem olla või kas mul on halvem olla, et kõik oli kuskil sihuke kauge minust, udu sees, ma tegelikult ei olnud pühendunud iseenda kordasaamise suhtes. ja nii nagu iga asi elus on ju see, et mingi hetk löövad välja raskused, kust tulevad takistused, kus mõni päev võib tunduda selline, et mille jaoks ma üldse midagi teen. et fakt on see, et taastumisprotsessil tuleb tagasilööke. see on suht 100% kindel. vähemalt mul endal oli nende 3 taastumise juures tagasilööke oi kui palju ja tihti ma alustasin nende põhjaskäikudega, ma alustasin alati hullemast kohast, kui ma eelmine tagasilangus olin. ja kuidas nagu nendega toime tulla, et punkt 1 ongi see, et kui raskus tuleb, kui tagasilöök tuleb, siin ei ole mitte midagi teha, see tuleb omaks võtta ja tihti on seal taga ju mingisugune tegevus või siis seal taga on just see, et midagi on tegemata jäetud. ja siis tulebki olla enda vastu aus, tuleb enda elustiil kriitiliselt üle vaadata, et mis nagu inimesi aitab depressioonis ja ärevushäires on see, et regulaarsus, et ongi kindel päevarütm, kindlal ajal ärkamine, kindlal ajal magama minek, liikumine, füüsiline tegevus, enda mõtete üleskirjutamine, iseenda tundmaõppimine, muutuste elluviimine, eks ole, sellised põhiasjad. ja kui milleski hakkab midagi muutuma ebaregulaarseks või kuskil on midagi tegemata jäetud, on ju, siis see peegeldub ka enesetundes, et kui me olemegi päev otsa ekraani taga, pärast õhtul scrollime veel otsa oma nutiseadmest, on ju, ja üldse ei tekita endale seda hetke, kus me saaks maha laadida. mahalaadimine kindlasti toimub väga hästi läbi füüsilise tegevuse, alustades kõige lihtsamast, jalutamise ja eriti teha seda kuskil looduskaunis kohas, et see annab võimaluse luua tasakaalu ja lubab avalduda mõtetel, mis muidu seal ekraani taga olles võivad ära jääda. et kui need raskused tekivadki, on ju, siis võib-olla annab turvatunnet ka see, et me oleme ju enda halvad päevad kõik 100% üle elanud. et kui nüüd tuleb uus raskus, siis me suudame ka selle ju üle elada. ja tihti juhtuvad
ebamugavused või raskused just siis, kui päriselt ka midagi on muutumas. Ehk siis sa tegelikult teed midagi õigesti. Et kui oleks kõik ühesugune, endist viisi, kõik oleks hästi, mitte midagi nagu otseselt ei rõhuks kuskilt, onju, siis äkki on hoopis paigalseis. Ja kui me hakkamegi muutust ellu viima, näiteks me võtame oma eluviisid suurema fookuse alla, me hakkame näiteks oma toitumist paremaks tegema, me hakkame oma une kvaliteeti parandama ja me hakkame ka näiteks rohkem liikuma, ehk siis sellest füüsilisest poolest hakkame ka lugu pidama, onju, siis tõesti võib olla ebamugav, hommikul võivad olla mõtted, miks ma seda teen. võime tunda mingi hetk väsinuna ennast ja võib-olla üldse vahepeal ei ole motivatsiooni mitte midagi teha. aga see näitab, et varasem elu, eks ole, on olnud kindla rutiini, kindlate reeglite järgi ja nüüd on muutus, onju. asjad ei ole enam samamoodi, vaid asjad on hoopis teistmoodi. ja see sissetöötamine, uute harjumuste sissetöötamine, see võtabki aega ja sellised ebamugavused on tegelikult teretulnud, see näitabki, et toimub areng ja toimub see eneseavastamise, et võib-olla mõned asjad ei sobigi, et näiteks mõnele inimesele ei sobi jooksmine, aga talle sobib hoopis näiteks rattasõit või mõnele inimesele ei sobi jõutrenn, talle sobib hoopis nende keharaskustega trenn, eks ole. et see ongi puhas iseenda avastamine ja iseenda avastamise juures kindlasti tuleb raskeid momente. ja mille pärast veel depressioonist taastumine ja üldse ärevushäirest taastumine ebaõnnestub, on see, et meil puudub toetusvõrgustik ehk siis inimesed, kellele kurta, inimesed, kellega jagada. see võib olla professionaal, see võib olla usaldusisik, see võib olla sõber ja tihti jäetakse see tegemata, sest arvatakse, et minu enda mured ei ole üldse tähtsad, minu valu võib-olla ei ole oluline ja võetakse võib-olla selline seisukoht, et ma olengi üksi selles jamas ja keegi nagunii mind ei aita. mis mõnes mõttes on tegelikult õige, et no one's coming, kui sa ise ei tegutse selle nimel. kui sa ise hakkad tegutsema, siis sa tõepoolest leiad selle julguse, et kui sa jagad, kui sa küsid abi, siis sa tegelikult saad ka abi. aga just see element seal taga, see tegutsemine, et see on selle eelduseks, et kui me niisama istume ja loodame, et asjad läheksid paremaks, onju, siis iseenesest ei juhtu mitte midagi. et kõik on ikkagi enda tegutsemises kinni. ja ma mäletan seda, et kui ma hakkasin lõpuks olema aus enda raviarstiga, kui ma olin aus enda psühholoogiga, siis ma sain ka rohkem nagu sellist toetust oma raviarstilt ja ta oskas mulle peegeldada objektiivselt, mis minus toimub. ja see samamoodi viis mind selleni, et ma hakkasingi rohkem iseendaga samamoodi rääkima ja mõtlema, et mis mul tõesti siis võib viga olla. ja samal ajal ma vaatasin ka enda ümbritseva keskkonna üle, et kas seal on inimesed, kes on toetavad, kes aitavad mind, kui ma reaalselt küsin abi või seal ei ole nagu neid inimesi. ja see toetusvõrgustik on tegelikult meeletult tähtis. et noh, kui mul on niisugune taust, on ju, kui mulle meeldis meeletult põgeneda enda tunnete eest, reaalsuse eest, ma pidutsesin, ma jõin, ma tarvitasin mõnuaineid, on ju, siis kas seal taga saab üldse olla tugivõrgustik, on ju, et pigem mitte. et see tugivõrgustik peab koosnema inimestest, kellele sa saad loota ja et sul tekiks tunne, et sa ei oleks selles võitluses üksi. ja minu kogemusnõustaja praktika nüüd selle 3 aasta jooksul näitab seda, et iga inimene, kellega ma olen kohtunud, meil on, neil on selline ühine nimetaja, et kui varem on pusitud oma selle depressiooni või ärevushäirega niimoodi üksinda või siis koos arstiga ainult, on ju, siis kui see nõustamine toimub, siis see ühe sõna ütlemine või selle depressiooni mingi tunde kirjeldamine
nii-öelda kliendi poolt ja kui ma küsin talt küsimused ka, kas see on umbes midagi sellist, et sa tunned, et näiteks kui paanikahoog tuleb, onju, siis sa lähed hulluks, ei suuda enam keskenduda, tahaks iseenda seest välja pugeda, aga kuskile minna ei ole, sest tegelikult see tunne tuleb iseenda seest ja see on nii fucked up, et tahaks kuidagi väljapääsu ja seda mitte tunda, onju. Et kui selle välja öelda, siis inimene vaatab sulle selliste silmadega otsa, et vau, sa oled ka nii tundnud. Ja siis ta järsku ei tunne enam ennast üksi ja siis ta suudab nagu veelgi rohkem avaneda, sest ta teab, et tal on see turvaline ümbrus, keegi ei mõista teda hukka, kui ta midagi ütleb ja neid sõnu leida või neid põhjuseid leida, miks see enesetunne selline on koos inimesega, kes on midagi sarnast läbi elanud, see on meeletult hea tunne. ja, ja tegelikult noh, seda võikski jagada kõikide inimestega, et ei peaks tundma hukkamõistu, ei peaks tundma häbi, kui sul on depressioon, kui sa ei saa midagi teha depressiooni tõttu või ärevushäire segab sind, et sul lööb paanikahoog välja näiteks, kui sa lähed ühistransporti või sul on mure oma tervise pärast, et sul tekib lausa tervisefoobia, et iga väiksem muudatus on ju, paneb sind mõtlema, et appi, ma suren ära, onju, et noh, muidugi see kõik on ajutine ja seda kõike saab ümber õppida, sa saad kohaneda niimoodi, et need asjad sind ei sega enam, aga sulle peab jääma ka see ruum, onju, et kus inimesed mõistaksid sind ja seesama, see toetusvõrgustik ongi ülimalt tähtis selle juures, et sa leiaksid inimesed enda ümber, kes toetavad sinu taastumist ja kelle juurde sina saad samamoodi pöörduda, kui sul on see kõige mustem hetk või kõige see tumedam hetk, kus sa vajad abi. ja muidugi iga taastumine, olgu see siis mõnest füüsilisest vigastusest taastumine või ongi see vaimne pool just, et depressioonist ja ärevushäirest taastumine, et nagu teraapia on tegelikult väga oluline osa selle juures, et psühholoog, psühhiaater, ravimid, kognitiivkäitumisteraapia, kogemusnõustaja kaasamine, muud terapeudid, muud professionaalid, et need annavad Need annavad selle tõuke, need panevad inimesed tööle, need suunavad inimese taastumise suunas. Et kui see nagu ära jätta teatud ja no ongi tegelikult see, et inimestel on eelarvamused, et näiteks ravimite osas inimesed keelduvad ravimeid võtmast, sest mingi kardetakse, et ma jään sõltuvuse sellest või sellel inimesel olid seal nii õudsed kogemused, et mina kindlasti ei taha ravimeid võtta ja ma ei ole nõus ühtegi tabletti sööma. Et jah, ravimeetodid on ju ja ravimid ei pruugigi kõigile mõjuda ühtemoodi ja inimene ei pruugigi abi saada kohe esimese selle proovimise järelt. aga samas, kui piirata enda taastumisvõimalusi kellegi teise halva kogemuse või ebameeldiva kogemuse pärast, on ju, mis võiks sind just aidata, see on ka rumalus minu arust. Sest ma mäletan seda perioodi, kus ma ise pidin ka ravimeid võtma hakkama. Ja ma olin igasuguseid legende kuulnud, et need teevad tuimaks, need teevad apaatseks, need teevad nagu sind hoopis teiseks inimeseks ja neist jääb sõltuvusse ja siis ma olin ka, et nagu, ma ei tea, kas ma tahan võtta neid ravimeid, aga kui ma lõpuks võtsin neid ravimeid, siis ma ei pannud mingisuguseid ootuseid tegelikult ja ma lihtsalt jäin endale truuks, ma lihtsalt jälgin oma keha, ma jälgin oma enesetunnet, kuidas need mõjuvad mulle ja ma sain väga suurt abi, sest mul kadusid sümptomid, ma sain hakata tegutsema selles suunas, et üldse aru saada, miks ma sinna punkti jõudsin ja kuni lõpuks ma lõpetasin ka ravimid ära ja nüüd see viimane lõpetamine just ongi välja tulnud ja kestma jäänud ilma ühegi kõrvalmõjuta, ilma ühegi tagasilanguseta. just sellepärast, et ma olen ennast avastanud, ma olen iseennast uuesti tundma õppinud ja see tundma õppimine tegelikult ilmselt jätkub minu viimase hingetõmbeni. aga ma ei piiranud enda taastumisvõimalusi, tuginedes kellegi teise ebameeldivale kogemusele või ebaõnnestumisele sest inimesed on ülimalt erinevad ja meie taastumisteekonnad on täpselt samamoodi erinevad. Et tugine just iseenda kogemustele, tugine just iseenda läbiproovimisele ja kuidas teatud teraapia või ravi sulle mõjub ja siis tee järeldused. Et tulebki katsetada, tulebki proovida erinevaid võimalusi, sest me oleme ülimalt unikaalsed seestpoolt ja ka tegelikult väljaspoolt.
nii et kui sa soovid ebaõnnestuda taastumisel, siis kindlasti kuula kõiki teisi, kellel on kõik halvasti läinud. aga kui sa soovid õnnestuda, siis proovi ise, vaata, tunneta, jälgi ja kui enesetunne läheb paremaks, siis järelikult sa teed midagi õigesti. Et ennatlike järelduste tegemine on taastumise teekonnal üks suur vaenlane. Ja see jälle läheb sellega kokku, on ju, et mis on su ümber, mõjutab sind ka seestpoolt. kui, kui mõelda nagu nendele asjadele, mis toetavad depressioonist taastumist ja toetavad ärevushäirega kohanemist, siis tegelikult need meetodid on ülimalt lihtsad tegelikult. Igapäevased asjad, mida tuleks tegelikult igapäevaselt teha. Et iseenda eest hoolitsemise tähtsus, see on ülimalt oluline. Ja kui seda mitte teha, siis on ebaõnnestumine üsna peagi tulemas. Ja mida ma mõtlen iseenda eest hoolitsemise all? Mida tuleb teha igapäevaselt, sest iga päev hakkab nullist peale. sul peab olema oma põhimiinimum ka iseenda eest hoolitsemise osas, kui sa soovid taastuda depressioonist või kui sa soovid taastuda ärevushäirest. ja selleks, et sellest üldse hoolt kanda iseenda eest, siis mis on sinu põhimiinimum, mida sa pead tegema iga päev, et ennast hästi tunda ja tagada see hea enesetunne ka järgnevatel päevadel. mina tean seda, et ma pean ennast maha laadima, mis tähendab siis omakorda seda, et ma pean võtma päevas aja, kus ma kas jalutan, kus ma teen trenni või kus ma jooksen. see aitab mul lülituda üldse kõigest ümbritsevast välja, et ma saan kontakti iseenda mõtetega, iseenda tundega seestpoolt ja see aitab mul ka planeerida minu järgmiseid tegevusi. kas ma siis liigun õiges suunas, kas ma peaks midagi muutma enda elu juures praegu või kõige eest on nagu hoolitsetud. aga järgmine päev tuleb neid samu asju uuesti teha. et see on asi, mille eest tuleb hoolitseda iga päev. ja kindlasti see ajas muutub, kindlasti see ajas täieneb. aga et mitte ebaõnnestuda depressioonist taastumisel ja üldse ärevushäirega kohanemisel, siis sa pead leidma selle põhimiinimumi, mida sa pead iga päev tegema, et tagada hea enesetunne. ja mõnikord on selline päev, kus meil ei ole mitte mingisugust motivatsiooni, kus meil ei ole mitte mingisugust tahtmist üldse päevaga alustada ja me lihtsalt mõtleme, et nagu, miks ma pean, mille jaoks, ma ei viitsi, ma ei jõua. seda tuleb teha isegi siis, kui pole tunnet, kui pole tahtmist, tuleb käia duši all, tuleb pesta hambaid, tuleb hoolitseda enda eest, tuleb teha need kõige lihtsamad asjad ära kõigepealt, et ehitada see, et lükata endale hoog sisse, et jõuda järgmiste tegevusteni. sest kui sa iseennast ei armasta, siis kuidas saavad seda teised teha? ja kui sa iseenda eest ei hoolitse, kuidas saaks toimuda depressioonist taastumine ja kuidas saaks toimuda ärevushäirest taastumine. ehk siis sa pead iseenda vastu olema lugupidav, sa pead enda eest hoolitsema iga jumala päev ja alustades nendest kõige lihtsamatest asjadest, mis aitavad selle hoo sisse lükata. ärkamine, voodi ärategemine, enda hügieen, hammaste pesu, dušš, söömine, kõikide nende asjade vastu tuleb lugu pidada, sest need reaalselt aitavad sul jõuda suuremate tegudeni. ehk siis, kui sa juba hoolitsed enda eest nende lihtsamate asjadega ära, siis sul on võimalik hoolitseda enda füüsilise poole eest, ehk siis sul tekib tahtmine võib-olla trenni teha, sul tekib tahtmine liikuda, sul tekib tahtmine olla parem sina kui see, kes sa olid eile. aga kui neid mitte teha, siis depressioonist taastumine on üsnagi kindel, et see ebaõnnestub. ja
nagu iga õnnestumisega ja ebaõnnestumisega, on ju, see tähendab seda, et me ju alustame kuskilt. me, me paneme endale mingisugused eesmärgid ju, et üldse aru saada, mis suunda me liikuma hakkame ja mis muutuseid me hakkame ellu tooma. et kui see depressioon välja lööb, eluisu pole, mitte mingit tahtmist pole mitte midagi teha, värve pole, kõik see, kes ma olin, on kadunud, ma ei ole enam, ma ei tea enam, kes ma olen, onju, kui see lööb välja, onju, siis tegelikult on ülikeeruline kuskilt alustada ja isegi leida seda jõudu, et teha neid kõige lihtsamaid asju. ja ärevushäire puhul samamoodi onju, et meil on need sümptomid, mis hakkavad meid tagasi hoidma ja me ei tahagi võib-olla mitte midagi teha, me ei leia üldse mingisugust jõudu, et kuskilt alustada. aga see eesmärk ja see algus, et ma nüüd alustan millestki, et tagada endale parem enesetunne kuskil tulevikus, seda tuleb ju teha. et nagu samamoodi enda eest hoolitsemine, et see on see kõige lihtsam asi, mille eest järjepidevalt hoolitseda. aga meil on vaja ka teada seda suuremat pilti, kus me minemas oleme ja kes meist saab või mille pärast me üldse eksisteerime. et kui me paneme liiga suure eesmärgi endale kohe alguses, on ju, siis no jah, samamoodi. esimese ebaõnnestumisega me võime selle tegemise või selle poole püüdlemise lõpetada, sest see reaalselt ei ole asi, millesse me ise usume ja me ei näe, et see on võimalik ka täide saata. ja, ja kõige olulisem ongi see, et see eesmärk üldse, et see oleks sinu enda oma, et see ei ole mitte kellegi teise oma, vaid see on sinu enda seest tulnud, sa ise usud sellesse ja sa reaalselt tahad ka, et see saaks teoks. ja see kõik saab alguse sellest, kui sa avastad üldse, kui sa paned panuse sellesse, et sa õpid ennast uuesti tundma. ja see teekond võib alguses olla konarlik, ei pruugi näha muutuseid üldse, soovitud tulemusi siis selles osas ja seda tuleb teha ka siis, või seda tegutsemist tuleb teha ka siis, kui mitte mingit enesetunnet ei ole selle jaoks, kui mitte mingit motivatsiooni ei ole selle jaoks, aga kõik, mis liigub, see ka elab. ehk siis me peame midagigi kogu aeg tegema, igapäevaselt, et toimuks see taustaprotsess seal, et me jõuaks endale eesmärke lõpuks seadma hakata. ehk siis ongi see, et see lumepall tuleb kasvama panna ja tuleb alustada tegelikult lihtsatest asjadest, on ju, mis tunduvadki jõukohased. et sa pead ka enda progressi sellel teekonnal tunnustama, et näiteks sa ärkasid hommikul üles, on ju. Jess, see tegelikult on võit. sa tegid voodi ära, on ju. Jess, järgmine võit, on ju. et sa pesid ennast hommikul. Jess, sa sõid. Jess, on ju. et sa oled unstoppable, et need pisikesed asjad, kui sa neid tunnustad, siis see loobki eeldused sellele, et sa juba vaikselt hakkad ennast paremini tundma. sest kui sa teed asja järjepidevalt, sa muutud sellest paremaks, sa saad sellest parema enesetunde, et see ongi enda uuesti tundma õppimine, enda uuesti armastama õppimine ja see võib olla nii ilus teekond tegelikult, et sa avastad enda seest inimese, kellest sul polnud õrna aimugi tegelikult. ja täpselt see, kui see depressioon välja lööb või kui see ärevushäire välja lööb, on ju, siis alguses ei pruugi üldse seda olla lihtne teha, aga kui neid lihtsaid asju teha igapäevaselt, kas või ühte nendest, on ju, siis see loob eelduse, et midagigi läheb mingi hetk paremaks. ja samamoodi see aitab lõpuks jõuda sinna punkti, kus sa seisad enda hirmudele vastu. et jah, näiteks mul on hirm minna avalikku kohta või hirm sõita ühistranspordis, sest viimati, kui ma seda tegin, näiteks mul lõi paanikahoog välja. aga kui sa oled juba selle lumepalli käima lükanud, kus sa oled enda eest selle põhimiinimumi ära teinud, onju, siis sa mõtled, et aga kui ma sain nende asjadega hakkama, mis ma igapäevaselt pean ära tegema, et ennast hästi tunda, et siis mis see järgmine väljakutse nagu on. et kui tulebki, et noh, las tuleb, onju. aga vähemalt ma olen midagi see päev õigesti teinud.
ja, ja need hirmud, eks ole, nagu mul ka alguses täpselt samamoodi, need hakkasid mind tagasi hoidma, need hakkasid mind viima sinna suunda, et ma hakkasin ennast isoleerima, vabandust, et ma hakkasin ennast isoleerima inimeste eest, situatsioonide eest, siis kui see hirm võtta nagu omaks justkui ja tegutseda sellest olenemata, siis võib avaneda just see asi, et sa saad selle hirmu lahti mõtestada. näiteks minu üks suurim hirm siiamaani, kõrgus. Ja iga kord, kui ma lähen kuskile kõrgesse kohta, ma tunnen seda ka füüsiliselt, seda hirmu. Aga kui ma mõtestan selle hirmu endale lahti näiteks, jah, ma lähen sinna vaatetorni. Kaua see vaatetorn on olnud siin? Vähemalt 10 aastat. Kas siin on registreeritud mingid õnnetusjuhtumeid, et see torn on kokku kukkunud? Ei ole. Kas see võib täna juhtuda? Võib-olla tõesti, aga mis mul sellest? See on, torn oli eile, see torn on täna ja kindlasti see torn on ka homme ja kui ma lähen siin ülesse, siis ma kindlasti tunnen ennast paremini, kuna ma läksin sellele hirmule vastu, eks ma mõtestan oma hirmu lahti ja see aitab mul tegutseda. Ja iga taastumise teekond, nagu me alustasime, on ju, et need põhjused, miks inimene ebaõnnestub oma taastumise teekonnal ja miks inimene ebaõnnestub siis depressioonist ja ärevusest taastumisel samuti, on see, et isegi kui need ebaõnnestumised ja need tagasilöögid tekivad või tulevad, siis iga ebaõnnestumise korral tuleb uuesti proovida. Lihtsalt muud ei jää üle, kui sa tahad taastuda depressioonist ja ärevushäirest ja saada see inimene tagasi, kes oli enne seda haigust. Või isegi tegelikult seda inimest ei olegi mõtet tagasi saada, sest see inimene oligi see, kes viis sind üldse depressioonini ja ärevushäireni. Et tulekski tegelikult ennast uuesti tundma õppida, uuesti ennast armastama õppida ja avastada enda sees see uus inimene üldse, kes on tegelikult veel parem kui see inimene, kes sa olid enne haigestumist. Iga ebaõnnestumine tähendab seda, et tuleb uuesti proovida. Iga päev hakkab jälle uuesti nullist pihta sisuliselt. Sa pead kõiki neid asju uuesti tegema, mis aitavad sul säilitada stabiilse enesetunde, turvatunde ja ka selle, et hoida seda distsipliini, tekitada sellest harjumus, mis aitab sul tunda ennast hästi. Ma tean näiteks seda, et mina ise pean tegema seda iga päev otsast peale, sest kui ma teen mingeidki järeleandmisi, lasen mingid asjad üle, siis mõne aja möödudes peegeldub see ka minu enesetundes. Näiteks kui ma ei ole füüsiliselt aktiivne, muutun ma ärevaks ja mu uni muutub kehvemaks ja see juba annab nagu päris suure tõuke minu enesetundele. Mis tähendab siis seda, et ma pean enda põhimiinimumi iga päev uuesti ära tegema. Ja täpselt seda pead tegema ka sina, kui sa oled taastumas depressioonist ja ärevushäirest. Ja kui sa hakkad ennast hästi tundma, siis sa pead endiselt sellega jätkama. Seda ei saa pooleli jätta, sest nii kui sa jätad pooleli, tekib tagasilangus. Enda distsipliin, kui see on käes, siis seda tuleb ka edasi arendada, tuleb endale uusi väljakutseid esitada, tuleb tõsta koormust ja tuleb lihtsalt areneda. Ja see eneseharimine ja üldse see areng seal taustal on täpselt samamoodi, et kui me lähemegi seda rada pidi, et me õpime ennast tundma, me õpime ennast uuesti armastama, siis see tähendabki ka eneseharimist, tuleb õppida mõni uus oskus, tuleb lugeda raamatuid teemadel, mis sind just huvitab, mille kohta sa sooviksid teada. On ju, see ei pea ainult lugemine olema, on ju, on ka muid viise, eks ole, aga you gotta keep your brain occupied with knowledge ehk siis uued teadmised on need, mis aitavad ka samamoodi depressioonist taastuda, ärevushäirest taastuda ja annavad sulle üldse aimu, mis asjad sulle meeldivad ja mis asjad sulle ei meeldi. Ja nagu paljude asjade suhtes on see, et on olemas mingisugused eelarvamused, teiste kogemused, siis osad asjad tuleks ikkagi ise ka järgi proovida ja siis alles veenduda, et kas need on sinu jaoks või mitte. Et väga paljud inimesed ütlevad, et ah, see pole minu jaoks või ah, ma ei ole see inimene ja ah, ma ei tea, noh, ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Me juba paneme endale tingimuse paika, mis loob eelduse, et me ei võtaks teatud tegevust ette. Milleks seda teha?
ja et depressioonist taastumine ja ärevushäirest taastumine õnnestuks, siis palun ümbritse ennast keskkonnaga, mis sind toetab. See tähendab inimesi, tööd, elukohta, isegi sõbrad ja isegi pere ja isegi nagu ka see, et mida sa igapäevaselt teed. Jälgi, kuidas see sinu enesetunnet mõjutab. Kui sa tunned, et teatud inimesed röövivad sult elujõudu, siis tasuks küsida endalt, et kas see on üldse inimene, kes peaks minu elus olema või kui sa tunned, et sa teed tööd, mis röövib sinust elujõudu, siis kas see on üldse asi, et mida sa peaksid tegema ja samamoodi on ju koht, kus sa igapäevaselt oled ja elad, on ju, jah, muidugi seda on üle keeruline muuta, aga tuleks vaadata ka see üle, et kas see on see, mis paneb ennast paremini tundma. ja nagu ongi, kõik, mis on meie ümber, mõjutab meid seestpoolt ja kõik, mis on meie sees, on ju, seega tuleb meist välja ja kui nende kahe maailma vahel on harmoonia, siis on kõik hästi, aga kui näiteks keskkond ei ole selline, milline me ise oleme seestpoolt, siis see hakkab meid ka seestpoolt mõjutama ja tekibki error, tekibki stress, tekibki pinge ja tekibki võib-olla see hetk, kus inimene haigestubki depressiooni ja ärevushäiresse. Ja palun kehtesta endale see ellu. Leia üles enda põhimiinimum, mida sa pead igapäevaselt tegema, et ennast hästi tunda. Ja palun hoolitse selle eest iga jumala päev. Ja see ongi viis, kuidas siis depressioonist edukalt taastuda ja kuidas ärevushäirest samamoodi edukalt taastuda ja kui teatud asju mitte teha, siis ebaõnnestumine on suht kindel tulema. Mina loodan tõsiselt, et sa said siit midagi uut. Kindlasti sa said siit ka neid asju, mida sa juba tead ja aitas neid nagu meelde tuletada. Ja see on nagu minu üks soovidest ka edaspidi, et just nagu tuua neid teemasid esile, et inimesed julgeks rääkida, mis seestpool toimub ja välja öelda, et ei kardaks nagu hukkamõist, ei kardaks nagu häbi või ei oleks sellist asja, et minu mured ei ole olulised või minu valu ei ole tähtis ja et kui inimene on nõus abi küsima, siis ta ka saab seda abi. Et kui niisama oodata agressiivselt, et kõik asjad läheksid paremaks või näiteks pannagi ainult oma panused ravimi peale, et depressioonist ja ärevusjärjest taastumine toimuks, on ju, siis noh, tegelikkuses ei ole nii. Aga igal juhul ma tänan, et sa olid siin, kuulasid ja vaatasid. Kui sul tekkis mõni küsimus, siis kui vaatad kuskil Youtube'is, saad sa kindlasti kommentaaridesse märku anda. Kui sul tekkis mõni küsimus, millele sa soovid pikemat vastust, siis ole hea, tee seda minu sotsiaalmeedias, kõikides kohtades olen ülesleitav kogemusnõustaja Silver nime all. TikTok, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn. Et kui sa soovid kirjutada, siis tee seda. Vastan sulle siis, kui olen sinu jaoks aja tekitanud ja sinu kirja läbi lugenud. Aga kohtume juba järgmistes osades. Mina tänan ja soovin sulle edukat taastumist. Ilusat, ilusat toimetuste jätkumist. Tšau.